Tere ja tere tulemast lasteraamatute riiuli juurde. Kui ma olin väike, siis ma armastasin lugeda igasuguseid muinasjutte. Näiteks need vanad head muinasjutud, kus olid siis koos kõik tuntud muinasjutud. Ja ma lugesin neid korduvalt üle. Aga natukene suuremana sain ma sellise piltidega muinasjutu raamatu, kus muinasjutud jagunesid kategooriatesse. Rikkus ja vaesus, nõiduse kütkes, kangelased ja kangelannad ja tõeline armastus võidab kõik. Ning siin raamatus on koos siis eri rahvaste muinasjutud, aga mu lemmik neist oli sinihabe. Sest see oli natuke õudne ja hirmuäratav, aga samas nii põnev. Aga lisaks sellistele kogutud muinasjutu raamatutele lugesin ma ka Grimmi muinasjutte. Lumivalgeke, okasroosike, samuti on mul siin Anderseni kogutud teosed. Siis mulle meeldisid ka igasugu loomajutud. Nagu näiteks selline raamat Loomajutte meilt ja mujalt, mis on siis Turovski jutu põhjal kokku pandud ja kaunistatud kaunite illustratsioonidega. Turovskil on selline anne kirjutada loomadest hästi kaasahaaravalt. Ja ma kindlasti soovitan siis kuulata Turovski raadiosaateid või lugeda tema raamatuid. Siis on meil siin veel näiteks ka Lindgreni raamatud. Ja selline sari nagu illustreeritud klassika varamu, kus siis tuntud teosed olid lühendatud versioonil tehtud lastele sobivamaks. Siin on roheliste viilkatust Anne, Salaed, mu suur lemmik, Draakule, mis oli ka selline hirmus, Must iludus, mis on imeilus lugu hobusest, kellel on valge täht otsa ees. Ja ka Jane Austeni Uhkus ja eelarvamus, millest sai tänu sellele lühendatud versioonile üks minu lemmikraamatuid juba väiksena. Ja kui ma suureks kasvasin, siis ma muidugi lugesin ka selle täisversiooni läbi. Ja siin on ka Annie Schmidti Viplala lood. Vot see raamat oli nüüd minu ja minu venna üks lemmikraamatuid, mida ka ema meile ette luges. Ja lõpuks me lugesime seda ka ise. Ja mina loen ka siit siis alustuseks ühe jupi. See siin on härra Blom ja see on Johannes. See aga on Nelladella. See on maja, milles nad kõik elavad. Nõndaks. Ah jaa, ma oleksin peaaegu unustanud, neil on ka kass, keda hüütakse parmuks. Näete, see sama. Neil pole küll parmu, keda kassiks hüütakse, aga sellest pole midagi, eks ju. See kõik siiamaani oli sissejuhatus ning nüüd algab lugu ise.